NATO korraldab nüüd sõjalisi õppusi Kaliningradi ümbruses, mis on Venemaa kõige haavatavam maa-ala. Ja venelased nimetavad seda avalikult tulevase sõja harjutamiseks. Nüüd tuleb osa, mis teeb selle Kremlile palju hullemaks. Putin tõi selle ise enda peale. Ja kohe räägime, kuidas ta seda tegi, aga Putin teeb nüüd seda, mida ta alati teeb, kui tal on probleemid. Ta ründab nüüd Ukraina tsiviilisikuid, lootes näidata mingisugust võitu Vene elanikkonnale, kes on temast väsimas. Kahjuks ei lähe ka see nii, nagu ta lootis. Ukraina liigub nüüd peale Putini kuritegeliku rünnakut tagasi vasturünnakule ja Vene majandus laguneb meie silme all. Mõned Venemaa suurimad ettevõtted on kaotanud ühe päevaga peaaegu kolmandiku oma väärtusest. Ükski riik ei suuda seda taluda ja nagu te teate, võib Putin seda poliitiliselt mitte üle elada. Nüüd, justkui sellest kõigest veel ei piisaks, oli eile Ukraina iseseisvuspäev. Juhtfiguurid üle kogu maailma lendasid Kiievisse, et seda tähistada ja üks neist tuli kingitusega, mida keegi ei osanud oodata. Relvatehing, mis võib sellel sõjal olla tohutu mõju. Nii et lähme selle kõige juurde, alustades rünnakust, millega Putin selle kõik käivitas. 21. ohki öö oli Ukraina tsiviilelanike jaoks õudne öö. Eriti nende jaoks, kes elavad Krõvõi Rihis, mis on Zelenski kodulinn. Sel ööl viis Venemaa läbi niinimetatud topeltlöögirünnaku Ukraina kaubanduskeskusele. Topeltlöök tähendab täpselt seda, mida see nimi ütleb. Kõigepealt avad sihtmärki ja põhjustad nii palju kahju kui võimalik. Siis ootad, kuni esmareageerijad saabuvad ning meedikud ja tuletõrjujad hakkavad inimesi rusudalt välja tooma. Ja siis tabad sama kohta uuesti, sihilikult päästeid rünnates. Enne kui me ohvritest räägime, siin on lõik puhtast terrorismist, mille Putin valla päästis. Kokku hukkus selles rünnakus vähemalt 16 inimest, nende seas 2 last. Vigastada sai üle 130 inimese, sealhulgas veel 23 last. Lisaks sellele on endiselt kadunud 9 inimest, nende seas 2 10-16 aastast last. Mõelge nüüd, millele Putin sellega reageerib. Ukraina on rünnanud Vene rafineerimistehaseid, sõjaväeladusid ja laoruume, mis töötavad koos sõjaväega. Need on sihtmärgid, mis aitavad Putinil seda sõda pidada. Ja Venemaa vastas sellega, et ründas piirkonnas suurimat kaubanduskeskust, kuhu inimesed lähevad toitu ostma või nagu teate, jalanõusid või riideid valima. Just sellepärast nimetas Zelenski seda rünnakut täiesti küüniliseks ja jälestusväärseks. Ja ta ütles, et Ukraina vastab Venemaa kuritegudele. Räägime nüüd sellest vastusest, sest see oli kindlasti midagi, mida Venemaa ei oodanud. Ukraina vastus algas juba järgmisel päeval ja mingis mõttes oli see jätk kampaaniale, mida Ukraina on juba mõnda aega läbi viinud. Kampaania Venemaa ladude ja logistikaettevõtete vastu, mis hoiavad Venemaa sõjaväe varustust. Te mäletate Wildberriesit, eks? See on Venemaa suurima Amazoni koopia ja see bingokaart, millega me siin kanalil oleme mänginud. Selle bingokaardiga on väike probleem. Ukrainal sai põhimõtteliselt suured Wildberriesi laod otsa, mida rünnata. Nii et nad suunasid lihtsalt tähelepanu nimekirja järgmisele nimele, Ozonile. Ozon on põhimõtteliselt sama, mis Wildberries, aga see on teine ettevõtte suuruselt. See ei ole kõige suurem ettevõte, vaid suuruselt teine ja nad kõik kopeerivad sisuliselt Amazonit. Nüüd tuleb selle ettevõtte juures naljakas osa. Alles mõned päevad tagasi spekuleerisid paljud inimesed Venemaal või oli isegi vandenõuteooria, et Ukraina investeerib salaja Ozonisse. Inimesed rääkisid sellest põhjusel, et Ukraina hävitas kõik Wildberriesi laod, samal ajal kui Ozon kasvatas turuosa ja sai kasu sellest kampaaniast, mida Ozon läbi viis. Tegelikult Ukraina ei investeerinud Ozonisse. Nad lihtsalt ootasid, kuni Ozon kord kätte jõuab. Kui nad olid hävitanud kõik Wildberriesi laod, siis nüüd on kord Ozoni käes. Siin on esimene rünnak, mis toimus 22. augustil. See on Ozoni rajatis Samaras, üks suurimaid laosid selles piirkonnas. Vaata, mis juhtus. Kurat, lähme. See on sinu poiss. See kampaania on kestnud viimased 2 päeva ja iga päev tabab Ukraina järjest rohkem ladusid. Ma tõesti tahan rääkida NATO operatsioonist Kaliningradi ümbruses ja sellest, kuidas Putin ise selle apsaka põhjustas. Aga enne kui me selleni jõuame, tahan ma teile näidata kõiki neid klippe, mis sellest Ozon kampaaniast välja tulevad, sest ma tean, et teile meeldib väga vaadata, kuidas Vene sõjaväelaod lihtsalt õhku lendavad. Vaatame need siis läbi ja pärast räägime Kaliningradist. Siin on meil veel üks klipp sellest samast Samara laost. Lihtsalt. See tehakse selle jaoks. Jah. Nii see käib, kurat. Järgmisel päeval tabas Ukraina veel ühte Ozoni ladu Orenburgis. See on selle ettevõtte suurim rajatis. Vaadake seda klippi.
Te nägite seda klippi, eks? Ma küsin, sest ilmselt selle piirkonna kuberner ei näinud selle klippi, kuna ta väitis, et kogu selle lao kahjustused põhjustas alla kukkunud droonide rusud. Kui me nüüd seda klippi uuesti vaatame, siis ei tundu, et kahjustusi oleks põhjustanud droonirusud. Minu arvates töötas see droon täiesti korralikult. Aga noh, mine tea, võib-olla on Ukrainal mingi uus tehnoloogia, kus droonid suudavad sihtmärke tabada isegi pärast seda, kui Vene õhutõrje on need alla tulistanud. Nüüd probleem Vene ametnike jaoks ongi see, et sa ei tea kunagi. Ukraina arendab väga kiiresti uusi lahendusi. Aga näete, probleem, millega Vene ametnikud silmitsi seisavad, on see, et Vene sõjablogijad kritiseerivad seda vabandust, mida Venemaa on juba väga pikka aega kasutanud. Ja nende põhjendus on mingil määral loogiline. See sõjablogija ütleb põhimõtteliselt, et see ongi Venemaa sõjaväe ja bürokraatia probleem, kus kõik valetavad oma ülemustele ja ametnikud valetavad avalikkusele. Ja see tähendab, et keegi ei osuta tegelikule probleemile, seega keegi ei püüa seda ka lahendada. Võtame selle näiteks. Kui kuberner ütleb avalikult, et kuulge, meie õhutõrje töötas, me tegelikult tulistasime Ukraina drooni alla, aga kukkuv droon põhjustas kogu selle kahju. See tähendab, et keegi ei saa tegelikult aru, miks Ukraina droone õhutõrje ei suuda alla tulistada, sest ametnikud ütlevad avalikult, et õhutõrje töötab. Ohtlik on droonirusud ja selle tõttu on Ukrainal vabad käed. Keegi ei tegele Venemaa probleemide lahendamisega ja Ukraina droonid lendavad iga päev edasi. Ja tead mis veel? Järgmisel päeval saime selle probleemi kohta täiusliku näite, sest järgmisel päeval otsustas Ukraina täiega tegutseda. Nad hävitasid ühe päevaga 4 ladu. Kujuta ette, kui keegi oleks tegelenud nende õhutõrjesüsteemide parandamisega. Võib-olla oleks Venemaa suutnud vähemalt mõned neist peatada. Aga vaatamata sellele, vaata ise, Ukraina tabas Dagestanis asuvat 130 000 ruutmeetri suurust osooniladu. Nad tabasid Stralsundis 100 000 ruutmeetri suurust ladu, nad tabasid veel ühte. 100 000 ruutmeetri suurust Osoni logistikakeskust Krasnodaris. Ja loomulikult tabasid nad ka 10 000 ruutmeetri suurust ladu. Nii et see oli teistega võrreldes pisike. See ei olnud seotud Osoniga, see oli lihtsalt samuti logistikakeskus Krasnodaris. Nüüd, teie ekraanil näete rünnakud Osoni rajatisele Dagestanis, aga meil on ka kaadrid teistest rajatistest. Siin on üks Krasnodarist. Midagi ikka plahvatab. Tuli purskub välja, klaasid, Krasnodar. Hea tööd, pisikesed. Enne kui liigume järgmise loo juurde, tahan teile täpselt näidata, kuidas Vene propaganda töötab. Ja ma ei ole näinud paremat selgitust kui see. Nii töötab Vene propaganda välismaal. Parempoolsete jaoks kaitseb Venemaa traditsioone. Vasakpoolsete jaoks on selles süüdi NATO. Patsifisti jaoks pikendavad relvad sõda. Küüniku jaoks valetavad kõik võrdselt. Ja väsinu jaoks on see kõik liiga keeruline. Nüüd tuleb oluline osa. Vene propaganda eesmärk ei ole veenda sind uskuma nende versiooni. Nende eesmärk on lihtsalt sind nii väsitada ja kurnata, et sa ei teeks enam midagi. Sa tead küll, sa lihtsalt loobud selle peale mõtlemast, loobud tegutsemast ja see ongi Vene eesmärk. Nad ei taha, et sa armastaksid Moskvat. Nad lihtsalt ei taha, et sa armastaksid Ukrainat. Nad tahavad, et sa mõtleksid, et see on liiga keeruline. Unustame selle ära. Ja sellepärast me teemegi seda, mida me teeme. Me tahame kindlustada, et me astume vastu Vene propagandale ja räägime tõtt selle kohta, kuidas see sõda tegelikult kulgeb. Kui sa tahad meid aidata, siis vajuta allpool tellimisnuppu. Jaga seda videot ühe inimesega või oma sotsiaalmeedias, kellele võiks meeldida sellest rohkem teada saada. Ja ongi kõik. See on suur toetus, mis aitab meil oma sõnumit rohkemate inimesteni viia. Nüüd lähme loo juurde tagasi. Kõik need tabamused viivad meid meie uue bingokaardini ja loomulikult on see seotud Osoni bingokaardiga. Siin näete, et Ukraina on juba tabanud Osoni suurimat ladu Orenburgis. See on see, mis pole veel maha põlenud, kuid seal oli siiski tulekahju. Suurt tulekahju ei olnud. Nii et rajatis töötab tõenäoliselt edasi, kuid osa rajatisest on hävitatud. 5. on hävitatud. See oli esimene Osoni rünnak, mille Ukraina korraldas 22. augustil. Siis Dagestani oma on see, mida me just nägime. See juhtus alles eile. See on hävitatud. 14. Strahovskoje. See on saanud tabamuse, kuid pole hävitatud. Aga Adõge oma on hävitatud. Nüüd ma tõesti mõtlen, kui kaua Ukrainal aega läheb, et selle kaardiga kõik ära tabada, enne kui nad järgmise ettevõtte juurde liiguvad. Kahjuks Venemaa jaoks on põlevad laod nende probleemidest kõige väiksemad, sest investorid said just teada midagi, mis muudab kogu Venemaa majanduse olukorda. Mida investorid nüüd mõistavad, on see, et Ukraina läbiviidav kampaania ei keskendu ainult Wildberriesile, vaid see on kampaania, mis on suunatud kogu Venemaa majandusele. Põhimõtteliselt tahab Ukraina võtta sihikule iga ettevõtte, mis aitab Vene sõjaväge.
ja see tähendab, et Venemaal on väga vähe ettevõtteid, mis on tegelikult turvalised. Nii et pidage seda kõike meeles ja vaadake, mida Vene aktsiaturg eile tegi. Peaaegu iga ettevõtte aktsiad langevad ja nad kaotavad tohutult raha. Vaadake Ozonitall vasakus nurgas. See kaotas ühe päevaga 25%. Ja tegelikult selle päeva lõpuks oli see kaotus peaaegu 30%, täpsemalt 29% ühe päevaga. See ongi tänapäeva Venemaa majanduse reaalsus. Nüüd, kahjuks, väikesel Vladimiril ei ole aega selle probleemi pärast liiga palju muretseda, sest tal on käsil palju suurem probleem. Ja see on seotud Venemaa kontrolliga Kaliningradi üle. Pean silmas järgmist. Nagu mõned teist juba teavad, on Kaliningrad osa Venemaa territooriumist, mis tegelikult ei ole Venemaaga ühendatud. See on eraldiseisev maatükk, mis asub Läänemere ääres. See on surutud Poola ja Leedu vahele, täielikult Venemaa mandriosast ära lõigatud. Seal on palju Vene sõjatehnikat, kuid see on täielikult NATO poolt ümbritsetud. Ja arvake, mida NATO just eelmisel nädalal tegi. NATO koondas umbes 25 lennukit. Muide, hiljem kinnitati, et see oli 50 lennukit. Venemaa Kaliningradi enklaavi lähedal 18. augustil, sealhulgas USA omad. Ja Norra hävituslennukid. AWACS, haruldane, EA-37B Compass Call, elektroonilise sõjapidamise lennuk ja Apache ründekopterid. See lennugrupp tegi Kirde-Poola kohal ringe, keskendudes Kaliningradi ümbruse elektromagnetilisele keskkonnale. Nüüd, muidugi, NATO ütles, et see on lihtsalt väljaõppetead. See ei ole seotud ühegi hiljutise Vene tegevusega, aga selline jõudude koondamine on kindlasti pretsedenditu. Midagi sellist pole varem tehtud. Vaatame siis täpsemalt, mida täpselt kasutati ja see annab meile aimu, mis plaan oli ja mis sõnumit edastati. Alustame EA-37B-ga. See on ainulaadne ja haruldane lennuk. See on üsna uus, üsna hiljuti välja töötatud, ma arvan. Ja see on põhimõtteliselt segaja lennuk. See on ehitatud selleks, et häirida side, radari ja navigatsioonisüsteeme. Kõike, mida ette kujutada oskad. Need on täpselt need võimed, mida oleks vaja vastasseisus Venemaaga. Ja meil lendas see lennuk väga-väga lähedal Kaliningradile. Kui sa paned selle kokku kõigi teiste lennukitega, mis piirkonnas lendasid, oli see põhimõtteliselt NATO võimalus uurida Venemaa õhutõrjesüsteeme selles piirkonnas, sealhulgas kõiki elektroonilisi signatuure, mida Vene süsteemid välja andsid. Nüüd, muidugi, ametlikult. NATO ütles, et sellel pole Venemaaga üldse mingit pistmist, kuid mitteametlikult on siin varjatud sõnum. Ja siin on meil suurepärane ülevaade sellest, mis see sõnum oli. Kuigi see NATO jõudude koondumine näeb välja ebatavaline, tähendab Venemaa hiljutiste tegude ja sõnade agressiivne iseloom, et aeg-ajalt on mõistlik näidata tavapärasest veidi rohkem jõudu, et seda heidutada. See ongi heidutus. Arvestades Venemaa hiljutist retoorikat ja diplomaatilisi samme seoses kaugmaarelvade tarnimisega Ukrainale, on oluline, et NATO jätkaks otsusekindluse ja jõu näitamist. See on vaid üks viis selle teha, ületamata võimaliku eskalatsiooni läve. Seda tüüpi missioon täidab kahte eesmärki. Esiteks saadab see Kremlile selge sõnumi, et me jälgime ja oleme valmis. Teiseks väldib see, kasutades laiaulatuslikku lennuvahendite koosseisu, igasuguseid valearvestusi Venemaa poolelt. Me teame, mida ta armastab teha üksikule relvastamata luurelennukile. Nüüd on internetis levitatud veel üht teooriat, mis puudutab võimalikku Venemaa rünnakut NATO vastu. Nagu te teate, on USA luure üsna hea, kui asi puudutab Putini plaane. Tegelikult teadis USA sellest rünnakust juba enne, kui Putin oma sissetungi alustas. Isegi enne, kui Vene kindralid teadsid Ukrainale kavandatavast sissetungist, teadis USA luure sellest juba. Ma ei tea, kuidas, aga nad teadsid. Ja tundub, et see luurevõimekus on jätkunud ka pärast selle sõja algust. Ja viimaste nädalate jooksul, võib-olla ütleme viimase 2 kuu jooksul, oleme saanud palju teateid nii Ameerika kui ka välismeediast, mis põhimõtteliselt kinnitavad, et hei, luure, USA luure ootab mingisugust Venemaa rünnakut või eskaleerumist NATO riigi vastu. Me ei tea täpselt, kas see oleks Poola või mõni Balti riik, aga midagi Venemaa plaanib ja USA tahab kõiki hoiatada, eks. Nüüd võib see õppus olla heidutusmeede, mis sisuliselt ütleb Putinile, kuule, hoia eemale sellest, mida sa plaanid, sest vaata, kuidas su viimased plaanid lõppesid. 3-päevane sõjaline erioperatsioon kestab juba 5. aastat. Võib-olla, jällegi, see on puhas spekulatsioon. Ja loomulikult ei ole meil seni Kremlilt mingit vastust selle kohta, mida NATO just Kaliningradi lähedal tegi, kuid meil on mõned avaldused Vene sõjablogijatelt ja need avaldused on väga kõnekad. Vaatame neid siis lähemalt. Hiljutist intensiivset NATO õhutegevust Venemaa Kaliningradi enklaavi lähedal tõlgendavad Vene sõjablogijad kui tulevase sõja harjutamist. Nad süüdistavad Poola provokatsioone ja spekuleerivad, et valmistatakse ette plaani Kaliningradi blokaadiks. Praegu harjutab vaenlane tulevast sõda, mille algust nad ise ennustavad 2030. aastatel. Esimene löök antakse meie lääne enklaavi pihta. NATO peab Kaliningradi juurdepääsu tõkestamise ja õhuruumi sulgemise tsooniks.
Seetõttu viivad nad juba läbi luuret ja otsivad enklaavi kaitses nõrkusi. NATO lennuväegrupi koosseis on kõnekas. Kõige tõenäolisemat NATO plaani võimaliku tulevase konflikti korral on korduvalt mainitud. Kaliningradi blokaad ja Venemaa sundimine proovima sinna jõuda läbi Slovakkia koridori, mida eurooplased on juba paar aastat aktiivselt kindlustanud ja miinidega katnud. Arvestus on selles, et armee kulutab kogu oma ründepotentsiaali nende kaitseliinide vastu, pärast mida demoraliseeritud vaenlane hävitatakse tankide, lennuväe ja suurtükkidega. Seejärel jätkab ta põhimõtteliselt öeldes, et Venemaa peab oma võimekust suurendama, sest sõda on tulemas ja Venemaa peab olema valmis, kui ta tahab võita. Jällegi, oluline meeldetuletus on siin see, et just Putin oli see, kes tegelikult alustas seda Ukraina sissetungi. Enne seda ei olnud mingit muret Kaliningradi pärast. Aga nagu ma enne ütlesin, ei ole Putinil ka selle pärast palju aega muretseda, sest tal on palju pakilisemaid asju, mille pärast muretseda. Siin on see, mida ma mõtlen. Eile oli Ukraina iseseisvuspäev ja juhid üle kogu maailma külastasid Kiievit, et seda koos Ukraina rahvaga tähistada. Üks neist juhtidest oli Ühendkuningriigi uus peaminister Andy Burnham ja ta tuli kingitusega, mida Venemaa ei osanud oodata. Briti päritolu Storm Shadow tiibrakettide tehnilised joonised. Nüüd las ma selgitan, miks see on nii oluline. Siiani sai Ukraina kasutada ainult neid Storm Shadow rakette, mille Suurbritannia neile füüsiliselt üle andis, mis tähendas, et Ukraina võimalused selle relvaga Venemaad rünnata oli piiratud, sest see sõltus sellest, kui palju rakette nad said. Nüüd on neil aga luba neid ise toota ja just sellepärast ongi oluline mõiste tehnilised joonised. See luba annab Ukrainale võimaluse neid rakette koha peal toota. Need saavad ehitada tehaseid, käivitada tootmisliinid ja tulistada nii palju rakette Venemaa pihta, kui soovivad. Loomulikult on siin oluline täpsustus. Ma kahtlen, et Ukraina hakkab neid rakette juba homme tootma. See võtab tõenäoliselt aega. Isiklikult mul pole aimugi, kui kaua see aega võtab. Tavaliselt võtab see rahuajal aastaid, kuid oluline on meeles pidada, et Ukraina on sõjaolukorras. Nii et loodetavasti liiguvad nad palju kiiremini või teised riigid, kui neil tuleb rajada uus tehas või süsteem uue raketi tootmiseks. Aga igal juhul arvan, et saame teada, kui hakkame nägema üha rohkem Storm Shadowsid Venemaa poole liikumas. Nüüd loodetavasti see otsus paneb piinlikkust tundma ka mõned teised liitlased, kes loodavad sama teha. Eelkõige Ameerika ettevõtted, kes endiselt takistavad USA-l anda Ukrainale luba Patriot rakettide tootmiseks. Ma olen kindel, et te mäletate seda lugu, mis oli vaid paar nädalat tagasi. Juuli lõpus tuli Zelenski Ameerika Ühendriikidesse ja selle kohtumise üks peamisi eesmärke oli saada luba Patriot rakettide ehk Patriot tõrje rakettide tootmiseks Ukrainas. Ja õnneks sai ta selle loaga tegelikult kätte. President Trump teatas sellest ise ja siis teatas ka Zelenski, et Ukrainal on nüüd luba toota Patriot rakette. Kuid siis võeti see luba ootamatult tagasi. Ja meil on mõned raportid, mis põhimõtteliselt ütlevad, et need on Ameerika ettevõtted, kes neid toodavad. Ma arvan, et need on kõik need sõjatööstusettevõtted, kes toodavad relvi Ameerika Ühendriikide sõjaväele. Nad takistasid luba anda Ukrainale võimalust toota Patriot rakette Ukrainas. Nüüd tahan ma siin natuke spekuleerida, sest kui Valge Maja tegelikult ütles jah, siis tähendab see, et ka sõjavägi ütles jah. Sõjavägi oli nõus, et Ukrainal oleksid Patrioti tõrjerakettide joonised, et nad saaksid neid toota. See tähendab, et meil polnud midagi selle vastu, et Ukrainal oleks see teave olemas. Aga just, ettevõtted on need, kes seda takistavad, mis tähendab, et midagi on kahtlast. Tundub, et need ettevõtted ei taha konkureerida teiste tehastega väljaspool USA-d, sest mis siis, kui nood suudavad rohkem ja paremini toota? Või mis siis, kui nad suudavad seda kiiremini või paremini toota või midagi sellist? Tead küll, midagi on kindlasti väga-väga kahtlast. Aga nüüd, kui Suurbritannia ise on kõigile näidanud, et Ukrainat võib sellise teabega usaldada, loodetavasti jagavad üha rohkem riike Ukrainaga rohkem tootmisvõimekust või tootmisinfot, et Ukraina saaks oma relvavarusid täiendada. Varem rääkisime sellest, kuidas need rünnakud hävitavad sisuliselt Venemaa majandust. Aktsiaturg kukub kokku krahhis, mida Venemaa pole tõenäoliselt ammu näinud. Umbes 6 aega tagasi nägid nad tõenäoliselt midagi sellist. Aga meil on tegelikult olemas ka pilt sellest, kuidas see Moskva tänavatel välja näeb. Siin on meil BBC raport Moskvas selle kohta, kuidas tavalised venelased selle kõigega toime tulevad. Vaadake. Praegu Moskvas kütust tankida soovides on sul vaja 2 asja. Palju aega ja väga palju kannatust. Bensiinijärjekorrad näivad lõputud olevat. Kütuse puudusest on teatatud paljudes Venemaa piirkondades. Venemaa naftarajatisi tabanud Ukraina droonirünnakute tagajärjed. Ma pole kunagi varem Moskvas nii pikki bensiinijärjekordi näinud. Bensiinipumbad on tegelikult umbes 300 meetrit mööda teed edasi. Ja juhid ütlevad, et neil kulub järjekorra etteotsa jõudmiseks umbes 2 kuni 2,5 tundi. Aga vähemalt siin on bensiin olemas. Teistes kohtades on bensiin otsas. Räägitakse, et bensiini tuleb. Räägitakse, et siin tuleb bensiini. Svjatoslav räägib mulle. Lihtsalt ei teata millal. Võib-olla täna, võib-olla homme. Kütusekriisi leevendamiseks impordib Venemaa nüüd bensiini.
erakordne energia supervõimu kohta. Rünnakud naftatöötlemistehaste vastu on kestnud juba kuid. Ukraina vastus Venemaa rünnakutele. Üha enam jõuab see sõda venelaste endini. Ja lisaks sellele on meil ka sõnum president Zelenskilt endalt, mille ta avaldas iseseisvuspäeva pidustuste ajal. Ma arvan, et see sõnum oli mõeldud otse venelastele, aga kuulake ise. Putin loodab, et me oleme väsinud. Putin loodab, et me oleme väsinud. Me teame, et ta on surelik. Ta pole meid kunagi mõistnud. Nüüd ei jää tal selleks enam aega. Ja ta ei jõua seda teha. Kas te tahtsite võtta kogu meie Ukraina? Te tahtsite võtta kogu meie Ukraina, kogu meie maa. Selle asemel kaotasite oma naftarafineerimistehased, oma laevastiku, oma kasumi ja terve põlvkonna, kelle te saatsite lihaveskisse. Te tahtsite, et meid ei oleks kaardil olemas. Nüüd ei eksisteerite tulevase tsivilisatsiooni rahvusvahelises päevakorras. Nüüd, kõige selle kõrval oli veel üks uudis, mille paljud inimesed kahe silma vahele jätsid. Mäletate, kui Zelenski külastas ovaalkabinetti, oli meil veel üks teadaanne ning see puudutas eriesindajad Steve Witkoffi ja Jared Kushnerit, kes pidid minema Ukrainasse iseseisvuspäevaks, mis toimus eile. Aga ilmselt see reis lükati veidi edasi kõigi nende raketirünnakute tõttu, mida Venemaa on Kiievi suunas korraldanud. See kõlab küll väga hea ettekäändena, kuid vaadake kõiki teisi, kes külastasid. Meil käisid, nagu teate, nii paljud maailma liidrid, peaministrid, presidendid ja kantslerid eri maailma nurkadest külas. Samuti käis endine eriesindaja Keith Kellogg külas. Nii et kõik need inimesed arvasid, et on ohutu minna, aga ilmselt Ameerika Ühendriikide eriesindajad, praegused eriesindajad, Steve Witkoff ja Jared Kushner leidsid, et see oli lihtsalt natuke liiga ohtlik. Nüüd on oluline meeles pidada, et Venemaa ei ründa kunagi Kiievit siis, kui seal on USA töötajad, sest Venemaa ei taha sellist eskalatsiooni põhjustana. Minu jaoks tundub see lihtsalt üks kõige rumalamaid ettekäändeid reisi edasilükkamiseks, sest nad tahavad, vältida Vene rakette. Tegelikult saavad Ukraina tsiviilisikud alati hästi magada, kui nad sinna lähevad, sest Venemaa väldib linnade ründamist, kus on USA. Esindajad kohal. Loodetavasti lähevad nad varsti, sest see oleks väga pretsedenditu. Ma ei usu, et ükski kõrgetasemeline ametnik on Kiievis käinud pärast seda, kui Scott Bessant käis seal 2025 aasta alguses. See oleks väga hea, sest lõpuks mängivad Steve Witkoff ja Jared Kushner suurt rolli Venemaa ja Ukraina vaheliste läbirääkimiste juures ning nad on Venemaal käinud mitu korda, aga Ukrainas pole nad kordagi käinud. Loodetavasti lähevad nad varsti. Ja just sellepärast oli üsna kurb näha, et kindral Keith Kellogg ei pikendanud oma erisaadiku ametiaega. Sest ta oli üks väheseid inimesi selles läbirääkimiste meeskonnas, kes oli väga Ukraina poolt. Aga tundub, et tal ei olnud selles protsessis sellist mõju, nagu ta lootis. Nii et ta otsustas oma erisaadiku ametiaega mitte pikendada. Ma arvan, et igal aastal peab läbima senati heakskiidu protsessi, mis, kui ta oleks tahtnud, oleks ta ilmselt ka heaks kiidetud, aga ta astus ise tagasi. See oli eelmisel nädal. Venemaa tõi sisse hulga soomustehnikat. Ja, ma saan seda korraks sisse juhatada, Adam. Üks asi, mis siin pidevalt juhtub, on see, et sa kuuled kogu aeg Vene sisse imbumisest. Ja tavaliselt saadetakse 2, 3, 4 meest koos. Ja aeg-ajalt, umbes iga 4 nädala tagant, panevad nad kokku suurema üksuse. Ja seekord oli see 9 tanki, paar soomustransportööri ja umbes kompanii jagu jalaväge. Mis nüüd juhtub on see, et mida suurema üksuse Venemaa kokku paneb, seda kiiremini Ukraina selle leiab ja droonidega hävitab. Ja just see juhtuski siin. See on Pokrovskist põhja ja ida pool. Jah, kuidas see siilisoomus siis töötab? Vaata seda tanki. Vaata, nad ei viitsinud isegi võrke peale panna, eks. Okei, meil on sõidukis tuli. Laseme siis sõiduki välisküljel tuld. Venelased tegid umbes 50 aastat tagasi otsuse vähendada meeskonda 4-lt 3-liikmeliseks. Ehk siis juht, sihtur ja sõidukiülem. See võimaldas neil teha väiksemaid tanke, mis olid maapinnale lähemal. See oligi nende tead, see oligi nende idee. Aga selleks, et seda teha, on neil automaatlaadija, kuid see tähendab, et tanki meeskonda ei kaitse plahvatuskindlad vaheseinad. Ja siin on üks tüüp, kes sõidab mootorrattaga, ta muutub kohe astronaudiks. Tanki meeskond istub laskemoona peal. Ja mitte ainult laskemoon, seal on mürsud ja siis on püssirohukotid. Nii et nad istuvad sõna otseses mõttes püssirohukottide peal, sellepärast need tankid plahvatavadki. Kui sa natuke tagasi lähed, siis näed seda väga ainulaadset ristmikku, kus nad olid. Sa tahad alati neid vältida, sest neid on kaardilt väga lihtne üles leida.
see polnud lihtsalt 4 tänavat, mis kokku tulid. Seal oli kuus, seal oli ka kurv. Seda on lihtne kaardil kirjeldada, asukohta edastada ja droone sinna saata. Nii et ma arvan, et igal juhul, kus näed, et sõidukid on peatunud, on need tõenäoliselt hüljatud. Ja 38%, jah, see luuk on seal lahti. See tüüp on juba plehku pannud. Kui sa viid 100 Vene sõidukit kontakti ukrainlastega, siis 38% neist jätavad Vene meeskonnad maha. Ja see number pole viimase 3-4 aasta jooksul muutunud. Nii et siin me jälle oleme. Näed seda tanki, see seisab seal. Sa tead, see tüüp on ilmselgelt veel sees, aga ka temast saab kohe astronaut. Nii et meil on siin täielik, see on Gradi mitmik raketiheitja. Me näeme põhjust, miks venelased ei suuda suuri maismaa manööverüksusi ettepoole paigutada ja neid edasi viia. See juhtub iga kord. Tead veel üks põhjus, miks need sõidukid nii hästi ei toimi, on see, et kütust on raske saada. Süsteem on nii korrumpeerunud, et kui keegi saab 500 gallonit diislikütust, siis nad muudavad selle 600 galloniks, valades sinna Vindexit juurde, eks. Nii et kütus on võltsitud. Kui nad saadavad selle soomuskolonni edasi, siis kuidas neid varustatakse? Kas neile üldse antakse rohkem kütust? Ei, need mehed on justkui ühesuunalisel teekonnal. Tead, ja asi on selles, et need Vene sõdurid ilmuvad kohale ja välja arvatud need, kes tanki juhivad, sest seda peab õppima, ei ole need tüübid tegelikult sõdurid. Nad on täiesti tavalised tsiviilisikud. Ja nad ei saa aru, et neile antakse täiesti enesetapjalikke käske. Nad ei suuda mõista, et kogu see rünnakurühm hävitatakse 90 minuti või 2 tunni jooksul. Teine asi on see, jah, seal on see väga silmatorkav ristmik, millest me rääkisime. Sa kirjeldasid seda mulle. Suur vana tee tuleb kirde poolt sisse. Sellel on suur kolmnurk peal. Seal see ongi. 8-kohaline ruudukoordinaat. Ja me näeme, seal on lähivõtted, aga enamik Vene sõidukeid võetaksegi seal samas ristmikul sihikule. Oluline ohutusnõuanne. Väldi lahinguväljal kõike silma torkavat. Ära pane 900 antenni. Ära heiska lipu. Ära pane sulge mütsi külge. Olgu, siin on mõned tüübid. Jah. See oli siis ema universaalauto kellelegi, kes elab Donbassis. Nad lihtsalt peatavad sind teetõkke juures. Nad võtavad su asjad ära. Tead, nad võtavad su autos olevad toidukaubad ja sa pead jala minema. Kehv lugu. Tõesti kehv. Mis sa arvad, kui suur on tõenäosus, et see tank lihtsalt jäi kütusest tühjaks ja sellepärast nad selle maha jätsid? Ma arvan, et see on täiesti võimalik. Või siis oli kütus solgitud. Või nagu ma ütlesin, need kutid kas ütlesid raadiosse, et tank jäi seisma või ei öelnud midagi ja lihtsalt tulid tankist välja. Ja kui mina oleksin nende asemel, siis ma oleksin seal puu all. Ma oleksin seal looteasendis, hoides kinni juurepallist. Aga nagu ma ütlesin, 38% motivatsioon on 0. Lahinguvõime on 0. Ja tead, see on lihtsalt viimane näide. Umbes aasta tagasi toimus sündmus Kupjanskist lõuna pool, mis on linn põhjas, mida Venemaa väidab endiselt kontrollivat. Tegelikult nad ei kontrolli seda. Seal ei ole tead ainsad venelased, seal on need, kelle silmi varesed välja nokivad. Nii et 2 Vene pataljoni läksid ründama Kupjanskist lõuna poole ja nad üritasid jõuda Oskili jõeni. Nad olid nii suured, taktikalised geeniused, et otsustasid panna 1 pataljoni oja ühele poole ja teise pataljoni oja lõunakaldale. Nad ei toeta enam üksteist, eks. Võiksid sama hästi 1 pataljoniga hakkama saada, sest nad ei saa koos võidelda. Sa ei saa raadiosse öelda, kuule, siin antakse mulle korralikult tuld, mul on abi vaja. Noh, ma ei saa üle oja tulla. Tähtis ohutusnõuanne. Nad hävitati 2 tunniga. 300 meest, 15 tanki ja 20 või 30 jalaväe lahingumasinat. See oli suurim rünnak, mida nad viimasel ajal on proovinud ja see pidi olema umbes 18 kuud tagasi. Nii et edu meie Vene kuulajatest külalistele, need väikesed ruudukujulised kastid, mida te seal näete, nimetatakse pikliteks. Nii et nad on selle sihtmärgi pikliks teinud. Ilmselgelt on seal kirjas tank, T-A. See on N ja K on K. Nende droonide lõhkepead võivad olla sama väikesed kui õllepurk, eks? Ja neil on kumulatiivlaeng. Sa paigutad plastilise lõhkeaine õllepurki ja see suudab läbistada, tead küll, 25 sentimeetrit terast. Ja kui sa vooderdad kumulatiivlaengu tühimiku vassketaga, kui plastiline lõhkeaine plahvatab,
see koondab plahvatuse käigus tekkiva plasma. See muudab selle vasktüki sulametallist kuuliks, mis põletab end läbi kõigest. Nii et see teeb tanki ainult umbes nii suure augu, aga tulistab sulakuuma metalli. See on kuumem kui laava, eks? See peaaegu atomiseerib selle sulametalli. Ja kui üks tükk sellest satub põrandal olevatele püssi rohukottidele, siis ongi kõik. nii et palju pole vajagi. Ei, Ameerika tankis, tead, neil on torni tagaosas välja ulatuv osa, mida nimetatakse torni nišiks. Ja sinna pannaksegi laskemoon. Meeskonna ja laskemoona vahel on plahvatussein ja Ameerika tankides on siiani inimene, kes laeb kahurit. Nii et tankiülem ütleb, üks lask saabo. Tead küll, mees. Plahvatussein tõuseb ülesse, mees sirutab käe sellisesse suurde külmkapi moodi kasti, mis on neid asju täis. Tõmbab selle välja, plahvatusuks sulgub uuesti ja ta surub selle avasse. Nii et USA valis roboti asemel inimese ja eraldas laskemoona. Okei, õige. See on peaaegu nagu 3 totakat siin, aga see droon oli tee ääres pargitud. Ja need tüübid sõitsid otse sellest mööda, nad ei pööranud tähelepanu. Ja siis, kahjuks nende jaoks, otsustasid nad peatuda otse drooni kõrval. Ja see asi sihib ilmselgelt haavatavat osa, mitte soomustatud osa. Nii et. Ja kui sa lähed tagasi selle tüübi juurde, tead küll, me ilmselt näitasime seda uuesti, aga tal on kaasas vintpüss, mis näeb välja nagu mossinna kant. See vintpüss on 100 aastat vana. Eks ole, need on tagalatüübid. Nad ei oodanud kunagi, et nendega midagi halba juhtuks. Ja tal ongi tõesti poltlukuga vintpüss, sellepärast ta vastu ei tulista. Okei, jah. Ma ei saa kindlalt öelda, aga salve pole relvas sees. Ma ei usu, et see on AK-tüüpi relv. See on siis mossinna kant. Samuti sa peidad end väga ilmses peidukohas. Õige. Aga see ongi kõik, mis mul teile öelda oli. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.